Tere kõigile, kes on siia kuulama tulnud ja kes veel kuulama tulevad. Meil on siin kokku pandud väike paneel noorte ja laste festivali raames. Ja meie tänaseks teemaks on noorte võimalused ja motivatsioon huvitegevuseks. Minuga siin paneelis on Kultuurikeskuse värske ülemus Joel Päärmann. Kunstikooli juht Kerli Reni. Tere minu poolt. Tere. Siis muusikakooli direktor Tuuli Jukk. Tere. Valla haridusosakonna juht. Tere. Meelis Kõressaar. Spordivaldkonna esindaja, kekaõpetaja ja muidu spordimees Michael Mikson. Tervist. Ja siis ka noorte esindaja, värske abiturient Renata Kallasmaa. Tere. Küsimusi esitan enamasti mina, üritan diskussiooni juhtida. Mina olen Jakob, ma olen selle kooli vilistlane. Aga vaba aeg noorte jaoks on siis meil teema täna. Et üldse võiks sihukese filosoofilise küsimuse esitada, et miks on vaba aega vaja nagu millegagi sisustada? Äkki Tuuli tahab midagi öelda? Et võib-olla peaksime siis alustama Fred Jüssist, et sisustame mülutades. Mina arvan niimoodi, et suur osa on traditsioonidel. Et me oleme harjunud nägema ja me oleme harjunud osa saama teatud kultuurilistest nähtustest. Näiteks nagu väga suurtest asjadest alustades nagu laulupidu. See sünnib osaliselt justkui nagu kooli töö sees, aga kindlasti see on väga suur panus, selles on huvitegevuses. Või me oleme harjunud osa saama teatud spordisündmustest. Ja nii edasi võime tulla nagu järjest väiksemate tükkide juurde, aga need ei sünni nagu iseenesest, et see sünnib nagu seda, et kui sa oled nagu mõttega ära molutanud, siis sa pead minema kuskile päriselt kohale, kas klubisse, trenni, muusikakooli, kunstisündmus, kunsti õppima, et sa saaksid nendes kultuurisündmustes osaleda ja sa ei saa seda teha, kui sa ei ole selleks valmistunud, kui sa soovid olla mitte vaataja, vaid sellel kultuurisündmusel osaleja. Aga mis tõmbab inimest nagu mitte lihtsalt vaatama, vaid osalema, eriti noort? Kuidas sa saad noore osalema, mitte lihtsalt pealt vaatama? Tuleb luua keskkond, arvan mina. Et see keskkond peab olema noorele ikkagi atraktiivne. Seal võiks olla inimesed, kes teda kuulavad, abistavad, julgustavad. Et kunstikooli näitel me saame ikkagi tuua sihukese, et kui lapsed tulevad kohale, siis neil on olemas seal valikuvõimalus, mida nad teevad, kas nad teevad ja kuidas nad teevad. Ehk siis me ei saa panna neid väga kindlastesse raamidesse ka. Et sihuke valikuvabadus peab ka olema. Kas sa oled Joel nõus sellega? Ja ma arvan, et huviharidus tervikuna või huvitegevus on inimese isiksuse ja identiteedi kujunemisel tegelikult äärmiselt oluline. Et paljude noorte jaoks kindlasti huvitegevus pakubki rohkem huvi ja rohkem suhestumist, kui ütleme üle tavaline koolitöö, et tihtipeale inimesed leiavadki end nii-öelda läbi huvitegevuse ja kogu identiteet nii-öeldagi tulevaseks eluks kujuneb välja just pigem läbi huvitegevuse ja läbi huvitegevuse leitakse nii-öelda enda selline tõeline kutsumus ja mis aitabki elus hiljem läbi lüüa. Et kuna tihtipeale, kui inimene saab väga heaks ja osavaks ühel huvihariduse või mis iganes valdkonnas, siis see tihtipeale aitab inimesi läbi lüüa ka muudes valdkondades, et inimesed tihtipeale omistavad siis edule ühes valdkonnas tihtipeale ka positiivseid omadusi teistes valdkondades, et võime tuua siin näiteks
olümpiavõitjatest sportlasi, keda inimesed hea meelega hääletavad Riigikokku, eeldades, et olles tubli ühes valdkonnas, ollakse automaatselt edukad ka mujal. Et ma arvan, et selle ühe ennast huvitava valdkonna leidmine on noore elus äärmiselt oluline ja võibki anda nii-öelda võtme kogu ülejäänud karjääriks, ülejäänud eluks. Aga ma nüüd liigun siiapoole tagasi Maikeli juurde. Kui me näiteks puudutame seda Fred Jüssi mõtet mölutamisest, et kas mölutamine või muu siuke organiseeritum tegevus, et kumb nagu, jälle eriti noorte vaatest, kumb nagu siuke kasulikum on? Nii naljakas, kui see ka ei ole, kui Tuuli ütles Fred Jüssi, siis ma olin selle nime enda peas juba valmis mõelnud, et ka minu jaoks vaba aeg tähendab võimalust moljutada, aga võimalust ka midagi muud teha, et seda nagu ei tohiks ära unustada, et kui me räägime huvitegevusest spordikoolis või treeningutel või muusikakoolis või kunstikoolis, siis nii mõneski mõttes see enam ju vaba aja sisustamine pole. See on juba ikkagi struktureeritud õpe. Ja neid asju, ma ei ütleks, et ma tahaks öelda, et tuleb lahus hoida. Ei tule lahus hoida, aga nende peale tuleb aeg-ajalt eraldi mõelda, et noorel oleks piisavalt võimalust moljutada, piisavalt ka mitte segavaid faktoreid, mis moljutamist takistavad, et saaks teha just seda moljutamist, mida Fred Jüssi mõtles. Et seda ikka noortel piisavalt oleks ja kui seda tühja moljutamise aega on piisavalt ja tõesti sõrmed hakkavad sügelema ja tekib selline tühi ärevus, siis see tegelikult minu arvates sünnitab ka selle, et nüüd ma tahan midagi teha, mõtlen, mida ma tahan teha ja siis hakkan leidma seda, mida ma nagu ise tahan teha, mitte võib-olla tingimata, mis mul on ette öeldud, et mida ma teha võiks või mitte isegi nii palju seda, et mis mul hästi välja tuleb, vaid et mida ma ise teha tahan. Hiljuti komistasin ühe sellise toreda mõtte otsa, et mille ma arvan, ma ise olen endale omaks võtnud, et kui hetkel on mul ka 2 last, 1 4 ja 1 6, et ega ma ei tahagi, et nad oskaks midagi väga hästi, vaid ma tahan, et nad naudiks tohutult seda, mida nad teevad. Ja võib-olla kunagi siis see oskamine, nauding kandub üle ka oskusesse, aga et jõuaks kuidagi niimoodi noore inimese juurde, et pole vahet, kuidas välja tuleb, aga ta ise jubedasti naudib seda, mida ta teeb. Nende segavate faktoriteni, enamasti siis ütleme internet, digitaalmaailm ja nii edasi, me jõuame pärast ka kindlasti ära puudutada need mõtted. Aga ma küsikski, et kuidas sa saad siis leida neid asju, mis sulle meeldivad? On alati mingi seltskond noori, ütleme Renata siis, kelle nägu sa näed miski pärast iga nurga peal, igal üritusel, mingil laval on ju. Aga on nii palju, kõik teavad selle 20-80 reeglit, nii palju noori, kes ei teegi väga midagi. Või kes teevad vähem. Äkki mõne lapsevanema kogemus oskaks nagu juhtida, kuidas? Ma arvan, et tulekski julgustada lapsi proovima võimalikult palju erinevaid valdkondi ja huvialasid, et soodustada nii-öelda seda esimest sammu tegema esimesel 2-3 treeningul grupis nii-öelda käia, et selle õige asja leidmine tihtipeale ei olegi nii lihtne ja esimene, teine, 3. valik ei pruugi olla see, mis last tõeliselt huvitab, aga et soodustada tal vabalt nii-öelda katsetada erinevaid valdkondi ja erinevaid asju, et läbi selle mitmekesisuse nii-öelda lõpuks ta leiab enda teed. Et ma usun, et see on kindlasti oluline, et lõpuks, et ta tahaks mingi asjaga vabatahtlikult tegeledagi pikemalt, aga selle õige asja leidmine võib-olla võtab algul lihtsalt rohkem aega. Kas keegi tahab lisada midagi sellele? Ma võin ka lisada sellest vaatepunktist, et minul on 2 noort täiskasvanud last, et ma olen nagu selle perioodi lapsevanemana kodus üle elanud, et mis siis on see huvi või millega siis pihta hakata. Ja ma teen nüüd ühe mõttekäigu tagasi, et meil ennem oli siin küsimus just sellest nagu huvitegevusest
vabal ajal ja ma tahaks nagu küsida, et vaba millest, vaba millisest ajast, et kas me nagu näeme seda, see on see Maikeli mõtte edasiarendus sealt, et kas me näeme seda vaba aega, mis on pärast üldhariduskoolis käimist, kas see on või väiksematel lastel pärast lasteaias käimist või me näeme seda tegelikult seda tervikpilti, et see ongi inimese elu, et mis koosneb sellest, et mul ongi kohustused koolis, aga mul on niisama olemise aega ja mul on veel huvisid ja tegevusi, millega ma tegelen. Ja mine siis nüüd, tulles nüüd siis siia juurde tagasi, et kuidas, kas seda noort suunata või mitte. No kassipojal on see nina sinna nii-öelda piltlikult piima sisse kastmine, et kui sa ikkagi temaga lapsega ise lapsevanemana kaasa ei lähe, ei vaata maailmas ringi, ei otsi mingisuguseid erinevaid võimalusi, siis jääb see nägemata. Ja mida ma näen ka nagu, kui ma vaatan teisi lapsevanemaid ja praeguseid lapsevanemaid, siis see on elupõline, et eeskuju nakkab, et eeskuju ei saa vältida päriselt, et kui sa oled ise millest huvitatud, siis sa tõmbad sellega kaasa, aga sa pead ka nagu tajuma seda piiri, et minu laps ei ole mina, et temal ei pruugi olla nii suurt huvi selle vastu, mis mind paelub või huvitab, et ma siis nagu kuulaks teda ja jälgiks teda. Meelis, kuidas sina oma lastele eeskujuks oled? Siin ta istub. Eeskujuks. Kuidas ma olen? Ma nagu tunnen ühte sellist asja, et meie ühiskond on nagu sellises murdepunktis, kus tegelikult esimest korda ajaloos sa ei pea üldse palliplatsile, õue või huvikooli või huvitegevuse juurde üldse minema selleks, et sul oleks meel lahutatud. Et vanasti me ju läksime õue mängima ja tegime mingisuguseid ägedaid asju sellepärast, et midagi polnud teha. Aga tänapäeval, kui sind tegelikult keegi ei sunni, siis sa saad istuda lihtsalt oma toanurgas ja libistada ekraani nii kaua, kuni põhimõtteliselt terve elu lõpuni. Sul ei ole vaja sealt välja minna. Et lase puder endale tuppa tuua ja tegelikult libista ja sul on väga lõbus kuni elu lõpuni. Ja mina ei tea, kuidas meie ja teie siin nagu lähiajal, kuidas me selle probleemiga nagu suudame toime tulla. Et sul on palju lihtsam vaadata ekraani pealt, kuidas teised mängivad hästi jalkat, kui ise endale jalka selgeks teha näiteks. Või kuidas keegi mängib viiulit. Vaatad lihtsalt, jube hästi mängib ja tegelikult sa saad selle doosi kätte ja sul ei ole ka vaja võib-olla kogu seda rasket tööd ära teha. Ja vaatad, kuidas teised teevad ja ongi kõik. Et meil läheb väga raskeks noorte tagasi välja saamine, ma kujutan ette. Et ma ei tea, kuidas te seda siiamaale teinud olete. Et mul vähemalt Puurmanis seal bändis lapsed nagu käivad ja keegi ei ole, ikka on ära kukkujaid, aga üldiselt ma olen suutnud neid kuidagi nagu veedelda, et nad tulevad tagasi ja käivad, aga ega kui neil antaks võimalus, et neljapäeval ei tule proovi, et nad ikkagi, eks nad laseks ikka üle ka, sest tüütu on käia ju, tegelikult võiks minna koju. Aga nüüd ma kõikide teie jutu see mõte mul tekkis sellest, et mida varasemalt siin räägite, et kuidas eeskujuks olla, et ma ikka üritan võimalikult päris asju teha ja näidata oma lastele, et päris asju saab teha ja võimalikult vähe seda, et keegi kuskil teeb ja vaatame seda siis ekraani pealt, et jälle siuke kulunud paatos, aga jah, mõelge edasi nüüd. Ma pööraks siis lapsevanema pilgust, ütleme noore inimese pilgule. Renata, miks sa teed nii palju? Mis sind nagu käima tõmbab inimesena, sind kui aktiivset noort? No ma ütleks, et ma olen läbi aastate kõige katsetamise leidnud oma siis asja, mis mulle meeldib, millega ma tahan jätkata ja mis mind viib järjest edasi. Ja kuidagi see tunne, et ma teen seda, mis mulle meeldib, on see, mis aitab mul püsida sellel samal teekonnal
ja minna ikka sinna trenni ja minna sinna esinemisele. Ja samuti ka need inimesed minu ümber, kes on ka huvitatud sellest samast asjast, mida siis mina teen. Nemad kindlasti innustavad mind, viivad mind edasi, annavad mulle enesekindlust. Ja kindlasti ka toetavad vanemad. Pere on väga oluline punkt. Et ilma nendeta, ma ütleks, ei oleks väga võimalik teha seda kõike, mida ma teen ka. Kas ütleksid, et Põltsamaal on hea keskkond noorena tegutsemiseks? No minu spordiala kohalt mitte. Kes ei tea, olen tantsija ja ma sõidan Tartusse ja Tallinnasse trenni. Ütleme nii, et 6 korda nädalas. Kuid ürituste korraldamise, muusikakooli, kultuuri, kunstikooli, kõik sellised teised nii-öelda osapooled või kui ma ütlen tegevused siis ja huvid ja ka jalgpall, võrkpall, sellised spordialad on meil Põltsamaal olemas ja nendeks on head võimalused. Aga et võib-olla jah, mingid kindlad huvid, mis noortel on, et neid võiks kuidagi arendada või nendest on väikene puudus meil. Ma annan teile väikse võimaluse nagu promoda oma asju kõigile, et mis võimalust, näed, Mikker, liigutage mikrofon sinna. Ja ma jäin sellele Meelise jutule natuke mõtlema, kuidas neid lapsi siis nii-öelda motiveerida sealt kodust välja tulema ja minu arust on tähtis nii-öelda, et me lastele näitaks, mis see jätkupunkt siis võib-olla on erinevates koolides. Et kui sa tuleb kunstikooli, sa käid seal 3 korda nädalas, siis aasta lõpus on sul nii-öelda preemia. Ja see preemia on see, et me teeme lõputööd, millega siis, või siis kursusetööd, millega me saame siis näidata neile, et mis on näitus ja kuidas me seda näitust avame, millised inimesed seda käivad vaatamas, kas inimesed loevad seda, mida nemad mõtlevad. Ja minu arust on ka see, et näiteks spordikoolis sama mõte, et sa teed seda võrkpalli, teed ja ükskord sa saad sinna võistlustele minna ja siis sa saad selle tunde, et jess, sain nüüd esimese koha, ma sain teise koha. Vaata, see annab seda dopamiini ka võib-olla siis, et sa saad seda väljaspoolt ka, kui siis ainult TikToki vaadates. Aga kunstikoolis siis, kunstikool on teil selja taga, väga uhke valge maja, koos nüüd siis läbipaistvate klaasidega galeriiga. Et ilmselt seda te olete nüüd kõik näinud. Seal on praegult umbes 30 lapse kursuse tööd, kes siis lõpetasid 1., 2., 3., 4., 5. kursuse. Seal on ka erirühm, et need lapsed, kes ei taha nii-öelda päris sinna põhiõppekavale tulla, et tahavad teha 1 kord nädalas, 2 korda nädalas käia lihtsalt, siis see võimalus on ka meil. Ja siis ootame ka kunstiringi lapsi 7–10 aastaseid. Neid on meil hästi palju, ootame hästi palju neid juurde. Täiskasvanud käivad, Jaanika, ootan sind neljapäeval maalima ja joonistama. Et kõik võimalused on olemas, tuleb ainult sealt kõigepealt esimese korruse uksest sisse tulla ja siis teisele korrusele ja seal on ka 2 ust, tulge paremalt poolt uksest sisse ja siis saame juba kõike teha, mis te soovite. Ma liigutaks teema natukene edasi siukse informatiivse pealt jällegi kuidagi mõelda äkki selle digitaalset maailma puudutada, et jah, me kõik võime siin rääkida sellest, kui kohutav on telefonis olemine ja see, ma ei viitsi sellest rääkida, see on niikuinii alates rühiprobleemidest kuni selleni, et sul sõpru ei ole, aga äkki on midagi nagu sellest digitaalsest maailmast kasu ka, et mida head võib sellest tulla, et noored oma aega selles internetimaailmas veedavad? Äkki Joel tahab öelda midagi? Veel eelmised teema lõpetuseks, ma arvan, et kuidas meelitada lapsi mingi alaga tegelema, on lihtsalt positiivsete emotsioonide, positiivsete elamuste nii-öelda võimaldamine, et läbi selliste positiivsete kogemuste
nagu mainis, et tuled esimeseks või mis iganes, et kui sul õnnestub midagi, sul tekib positiivsed elamused, et läbi selle tekibki huvi ja tahtmine sellega edaspidi tegeleda, et seda positiivsust ja positiivset emotsiooni tekitada. Aga küsisid et mis kasu, kindlasti ju infoühiskonnas, kus me elame, et sul ongi võimalus kas või kõikide erinevate harrastuste kohta võimalus infot leida ja ka selgeks õppida palju asju läbi interneti, et internet kindlasti ei ole ainult negatiivne, et enda harimiseks ja ka spetsiifiliste huvihariduse materjalidega tutvumiseks, mida on välismaal tehtud, mida mujal tehakse, et sul on võimalik nii-öelda tekitada, siin ütleme Põltsamaa suhteliselt väikene kommuun, aga mingite niši asjadega tegelejaid on kindlasti siin vähe, aga läbi interneti sul ongi võimalik ühenduses olla siis oma nii-öelda kitsa valdkonna tegijatega ümber maailma, et see on kindlasti interneti nii-öelda positiivne aspekt. Üks siuke väike vahejuhtum, mis oli, see oli väga äge vaadata minul. Ma ei tea, kas muusikakoolis lapsed kasutavad seda kuidagi õppematerjalina, et neil on see klaver on ees ja siis nad seal midagi õpivad ja siis ükskord ka, et nad ootasid seal kunstikooli puhkeruumis olid ja siis ma vaatasin, et mis nad teevad seal ja siis nad niimoodi seal vaatasid ja mängisid seal ja õppisid, et see on ju täiesti positiivne. Jah, ma kinnitan seda üle, et kui niimoodi kasutatakse, ikka kasutatakse ja siis on hästi. Aga ma annan nüüd järgi edasi kedagi. Ma võib-olla ütleks ka, et seoks selle innustamise ja sotsiaalmeedia oma kogemuse siis põhjal, et mina isiklikult jagan päris palju oma tegemistest ja tegutsemistest enda meedias, sotsiaalmeedias, oma sõpradele, tuttavatele. Ja mulle on päriselt tuldud ka ütlema, et kuidas sa jaksad nii palju, et see on pannud ka mind mõtlema, et ma vahepeal mõtlen, et ma ei jaksa sinna minna, aga siis ma näen, et sina ikka lähed ja siis ma lähen ka. Et mul on pidevalt ka tulnud sellist tagasiside, ma ütleks, et no muidugi mitte, et oma kõike elu panna sotsiaalmeediasse, et see ka õige pole, aga et võib-olla kuidagi näidata rohkem seda, et kui me tahame, siis me suudame. Ja kui me ka jällegi tahame, siis me ka jaksame. Et võib-olla kuidagi seda näidata rohkem, panna natuke ennast enda tegemistega avalikumaks enda tuttavatele. See on minu mõttekoht. Ja ma lisaks ka juurde, et see mind ka on tohutult kõnetanud, et ma olen küll eravestluses öelnud, et kui saaks, siis ma paneks kõik ekraanid ühte suurde hunnikusse, võtaks popcorni ja 3D prillid ja siis teeks ühe suure lõkke. Aga ma pigem selle metafooriga mõtlen seda sotsiaalmeedia, seda osa, mis täidab meie nagu seda tühja molutamise aega. Aga kindlasti on nagu internet ju ainult hea ja ainult hea asja pärast tehtud, et näiteks oma erialalt õpetan koolis kehalist kasvatust, et võtsin ühe õpiku välja kapist aastast 73, Ellen Liigi võrkpalliõpik. Ja seda nagu mitu korda vaadates, siis ühel hetkel jõudsin mõttele, et kuni aastani 2005 või 2010 ei olnudki õpetajatel muud õpikut või muud kohta, kust üldse vaadata, harjutusvaragi näiteks, kui ainult see õpik ja siis natukene midagi, mida sa suudad ise selle põhjal nagu välja või luua. Aga et viimased 5 aastat olen ma istunud Instagramis, vaadanud, kui äge, miks mitte joonistada palli peale käed, et lastel oleks algusest lihtsam käteasendit võtta. Miks mitte näiteks ründelööki harjutades panna sinna mingisugune värav ja veel väravavaht ka, et oleks midagi lahedam sihtida. Ja kümneid selliseid väikeseid asju, mis teevad selle sama asja, mida me nagu proovime edasi anda palju põnevamaks või tänagi istusin 2 tundi YouTube'is ja vaatasin
ka spordierialalt sellised videosid, mida siis nagu üle võtta ja üle kanda ja tegelikult on tohutult asju, mis internetis ja mida üldse internet meile nagu annab juurde või näiteks spordiski, et tõenäoliselt ootab meid ees veel spordialade juures nagu selline oskuste plahvatus, sest mitte kunagi varem, näiteks vaatan seal muru peal praegu, seal on paar poissi mängivad, ise mõtlen, et see nokamütsiga poiss olen ju täpselt mina. Pole veel 3. klassigi jõudnud, pole veel jalkatrennigi läinud, aga togin seal. Ainus, mida meil polnud, olid nagu väravad ja siis selline sileplats ka, et neid asju meil ei olnud, aga tegelikult täpselt mina. Aga tollel ajal ei olnud meil mitte kuskilt vaadata mingisuguseid harjutusi ega mitte mingisuguseid lahedaid trikke. Ainult see, mida televiisorist nagu, ma ei tea, jalgpalli MM-i ülekannete ajal mustvalgest televiisorist näha sai. Nüüd eeldusel, et sul on juba huvi selle tegevuse vastu, olgu see siis sport, olgu see muusika, kunst, mingi tehnika asi. Kui sul on huvi, siis sul on tegelikult ammendamatu selline ajurünnaku võimalus avastada asju, mille peale enamus inimesi niimoodi väga kergelt ei tule. Nii et selles on ainult internetis ja info jagamises on ainult head. Aga see osa, mis puudutab molutamist, see on see, mis vajab veel nagu meil kõigil, nagu millega me kõik võitleme. Jõudsin minagi täna scrollida mingite suguste totruste peale ka, nii et struggle is real inglise keeles. Meil on uus koolimaja, viimase aasta jooksul valminud kunstikool Sile jalkaplats, millel mängida. Muusikakool liigutat uute kohta, justkui nagu need vahendid on kõik olemas, aga ma ei tea, kas ma tean numbreid õigesti, aga trennides on vähem noori osakaalult, mitte ainult numbrilt on ju, noori on niikuinii vähem. Trennides, muusikakoolis, kunstikoolis on vähem noori. Ei ole? Vabandust, kunstikoolis ei ole. Kunstikoolis läheb hästi. Aga üldiselt huvihariduses ja niimoodi on vähem ja vähem osakaalult noori, et mida peaks Meelis ette võtma? Mitte sina isiklikult, aga mida üldse peaks ette võtma? Küsimus oli minule, jah? Et mida peaks ette võtma? Et justkui, materjal on ju nagu olemas lihtsalt. Meil siin vahepeal ju analüüsiti kõvasti, et COVID on süüdi, et see rikkus paljudel selle trennides ja koolides käimise tuju ära ja pärast ei saanud enam käima ja ma ei tea, meil seal rahvatantsu memmed rääkisid, et peale Covidit enam ei ole kohe see ja kõik harjusid ära, et saab teistmoodi ka. Et ma ei tea, palju me seda süüdistada saame, et oli selline ühiskondlik väikene nagu muutus, aga ühiskond peaks nagu taastuma ja sellest välja tulema, et ütleme nüüd on juba aastaid möödas, et võiks ju numbrid taastuda, eks ju, kuidas sul muusikakoolis on numbrid on samad või vähemaks jäänud? Isegi laias laastus on samad, aga see, mis oli ka Jakobi küsimus, et ja ma natuke haagin selle külge, mis Maicel ka alguses ütles, nautimine ja oskamine. Et mina võin ka öelda ikkagi nii-öelda oma lapsepõlve eelmisel sajandil üle elanuna sellist sõna nagu midagi nautima tollel ajal isegi ei kasutatud. Et see ei olnud üldse nagu kõnepruugis, et kas sa naudid seda, mida sa teed. Et see on nagu selline täiesti nagu paradigma muutus, et millest me praegust räägime. Aga nautimine ja oskamine käib tegelikult kokku. Ehk sa saad nautida, kui sa oskad. Kui sa ei ole see passiivne vaataja, vaid kui sa oled nagu tegijad, kui sa tahad midagi teha ja sellest tegemisest saada naudingu, siis see nauding on suurem, kui sa oskad, sest et kui ma ikkagi ei oska jalkat, siis mida ma seal naudin ja nii edasi. Ja nüüd, kui tulla nagu siia nagu huvikooli teema juurde, et kas meil jääb seal lapsi vähemaks või ei jää, meil konkreetselt muusikas ei jää sellepärast, et me oleme aegade jooksul õppeprogramme muutnud ja see saab ka olema edaspidi meie tee ja meie dilemma, et meil on vaja ja mis see tähendab, meil on vaja tippe,
meil on ka olemas siin piirkonnas on olemas need lapsed ja need noored, kellel on potentsiaal saada ka Eesti või maailma tipuks ja me peame andma selle võimaluse nendel hakata liikuma sellel teel. Aga me peame hoidma ukse lahti ka iga selle inimese jaoks, kelle jaoks võib olla muusika, ma julgen öelda ka kõrvale kunst või ka sport, hobi ja mitte tulemusele orienteeritud, vaid protsessile orienteeritud tegevus ja selleks on õigus igal ühel. Ja võt, kas me nagu suudame selles maailmas nüüd edasi tegutseda niimoodi, et me pakume õpet erinevatel tasemetel, erinevates vormides, kus vaja seal individuaalsemalt, kus vaja seal võib-olla rohkem grupis. Et kas me saame nagu selle tasakaaluga hakkama, siis me saame edasi liikuda. Kui me jääme kinni nagu mingisugusesse vanasse mudelisse, et nii on kogu aeg olnud ja nüüd, mis nüüd saab, nüüd ei jätku inimesi, siis me põrume kohe. Minu tunne on selline. Annan edasi kellelegi. Jah, et kust see nagu raskus nagu algab. Ülikooli ajal, magistriõpingute ajal kohtusin ühe sellise huvitava juhtumiga Inglismaal Summerhilli kool. Oli üks kool arvatavasti sellise erakooli taustaga, aga ju neil olid sellised julged katsetajad ja nad otsustasid, et aitab sellest, et me ajame noori nagu õppima, ajame noori tundidesse, ajame neid hinnetega taga, et teeme nii, et tundi tulema ei peagi. Aga et mõned reeglid, et kui tuled, siis õpid, õpetaja ütleb, teed, mõtled kaasa, selline tavapärane õpe, aga kui ei taha, ära tule. Ja mitte mingisugused tagajärgi ei ole. Aga see oli sellist tüüpi kool, et lapsed ei saanud koju minna, et ju oli seal selline campus või mingi selline variant oli, et noored said valida, kas ma lähen täna kooli või ei lähe. Ja rakendamise esimesel päeval, mis te arvate, kas noored läksid tundi kooli? Ei läinudki. Klassiruumid olid tühjad ja olid tühjad ka esimesel nädalal. Ja olid ka tühjad teisel nädalal ja 3. nädalal ja 4. nädalal. Aga 3 kuu pärast tasapisi hakkasid klassid täituma. Ja sealt edasi nad jätkasid selle eksperimendiga, tegid samamoodi edasi ja õppimise nagu see taust nagu muutus. Et keegi ei sundinud sind, keegi sai pidanud seda tegema, aga see oli su enda valik. Pole andmeid, kas õpitulemused läksid paremaks. Pole andmeid, aga me oleme ju tohutult palju asju ise ka kooli ajal õppinud niimoodi, et meid sunniti õppima ja kui palju siis meil tollest osast meeles on, mida meid sunniti. Palju asju jääb meil meelde siis, kui me nagu ise hoiame ust lahti. Nii et see näide kuidagi on mul olnud alati kuklas, et mis see vabatahtlikkus nagu tähendab, aga et vabatahtlikkus tuleb väga karmi hinnaga. Vabatahtlikkus tuleb tegelikult täiskasvanu usaldusest, et kõik saab korda. Iseenda usaldamisest, aga see võib olla see 3 kuud, võib olla väga piinarikas ja kahtlusi täis. Ja sealt seda nagu huviharidusse üle kandes, siis mul on tunne, et kui meil oleks võimalik ühiskondliku kokkuleppena läbi koolituste, läbi lahtimõtestamiste, läbi selle, et meil on oma hariduses oma laurileesid, meil on pedagoogikas inimesed, kes räägivad meile selle väga selgelt lahti. Et mul on tunne, et meil on võimalus natukene riskida, öeldagi noortele, et ei, sa ei peagi mitte midagi tegema, aga mitte andma neile ka seda nii-öelda sotsiaalmeedia nii-öelda suppi helpida. Et kui meil oleks ühiskonnana võimalust usaldada ja ära oodata, kuni ühel hetkel molutamisest saab nii nii-öelda noorte keeles kopp ette, et ei viitsigi enam molutada
et kui me selle hetke ära ootaksime, siis rahulikult, ilma noortele nagu noori survestamata, ilma nagu peale käimata, et mis sust ikka saab ja ikka vaja seda teha ja ikka sporti vaja teha, muidu jääd nõrgaks. Et ja ma isegi ei räägi nagu õpetajate tasandil, vaid ma räägin kodude tasandil, et kui meil oleks seda kannatlikkust kõigil ja usku, et kõik saab korda, ainult et ärme anna ka väga kerget seda dopamiini monsterit lastele kätte. Siis ma usun, et meie huvihariduse süsteemid hakkaksid nii-öelda need toolid istutaks väga kiiresti täis, sest noortel, kui on igav, ega nad paigal ei püsi, teame ise. Ja see oleks selline huvitav mõnes mõttes nagu eksperiment, mida teha, et mis siis on, kui me usaldaks lihtsalt noori ja oleks ise seal juures kannatlikud. Noorte usaldamine siukse ühiskondliku kontseptsioonina on tore, on ju, aga alustama peab kuskilt ja mõte ongi, äkki alustame nagu oma vallast. Äkki sa, Meelis, oskad kuidagi valgustada meid, kuidas me äkki teeme seda praegu või kuidas seda võiks siis paremini teha, usaldada noori? Tahtsin ikka minna sinna eelmise teema juurde tagasi, et oota, kas meil just ei olnud ajalehes artikkel, et Eestis on 12 000 noort, kes ei tööta ja ei käi koolis. Et mina olen nüüd näinud noori küll, kes molutasid ka päris pikalt ja molutasid ikka niimoodi, et enam molutamisest välja ei saanudki. Tulid siis üks päev põhimõtteliselt öösel, kuidas oli öösel, mängiti arvutimänge, päeval magati ja siis kui aru saadi, et nüüd on ikka nagu hästi halb seis, et nüüd peaks midagi üldse tegema hakkama, siis vaadati, et kui ma lähen seltskonda, siis ma ei oska enam rääkida, tekkisid ärevushäired, sellepärast et inimestega suhtlemine on väga tekitab stressi. Tööle ei saa minna, sellepärast et kõik ümber tekitab stressi, eks ju, et me peame vist ikka mingil määral ikka nagu survestama ka, sellepärast et allapoole kukkuda on hästi lihtne kogu aeg. Et kui teie sees on hästi palju selliseid nagu tublisid, kes ütlevad, võtan ennast kätte, teate küll, kuidas see kättevõtmise asi on, et sinu sees peab olema jõudu, et võtta ennast kätte ja hakata tegema. Nagu sa ütlesid, see kooli näide, et väga vähestel on seda jõudu, kui sa tegelikult kogu aeg kukud allapoole. Aga nüüd ma enam ei mäleta, mis su küsimus oli. Kuidas? Noorte usaldamine. Kuidas, presidendi kõne oli ju ka kõik noorte usaldamine. Aga nii kaua, kui sa mõtted kogud, siis ma lipsan siia vahele, et mida ma tahtsingi tegelikult selle näitega öelda, et oluline koht on ikkagi sellel tühjusel. Et ma olen täiesti kindel, et ongi, ja Meelis sõnastas selle enne täpselt nii, nagu see ongi, et võibki algusest lõpuni, elu algusest elu lõpuni nii-öelda ära libistada sõrmega ja mitte midagi ei juhtu ja selline mõistlik põnevuse tase on olemas, aga muidugi kaob ära see tähendusrikkus, on ju, elust kaob ära tähendusrikkus, mida ma siis siin üldse teen. Aga kui meelelahutus on pakutud, siis võib-olla ise enam hiljem ei tunnegi selle nagu enda elu tähendusrikkusele nagu vajadust. Aga mind endiselt huvitab, et mida need siis teeksid, kui tõesti ei oleks meelelahutust, et kas te ise ei ole rannas tundnud, et oled rannas ja kui nüüd seda asja kaasas ei oleks, ma ei saagi siin päris sõnadega rääkida, mul siin võsukesed kuulavad pealt. Aga kui seda asja ei oleks, siis kohe võtaks raamatu. Kohe, nagu ainult ühe väikse nõksu kaugusel olema. Et see tühjus, nii nagu tühi kõht paneb meid sööma, et mitte miski tegelikult meid ei motiveeri rohkem sööma, kui et näljatunne. Siis tühjus on ka omamoodi näljatunne ja siis, kui see on tekkinud, siis ma saan valida nende asjade hulgast, millega seda tühjust täita, et mis siis parasjagu laua peal on. Et seda tühjust ja igavustunnet
ma tunnen, et tasub luua nii endale kui teistele. Meelis, kas ma rääkisin piisavalt aeglaselt, et sa said mõtted koondada? Jah, siin on uusi mõtteid ka tulnud. No meil on, kui kellelgi rohkem midagi lisada ei ole, on kellelgi lisada midagi? Meil on lõpuni mingi 6-7 minutit. Et, vabandust, äkki tuleb publikust üks-kaks küsimust. On kellelgi mõtteid tekkinud midagi, mida nendele tarkadele inimestele siin küsida? Kõik on sõnatud, Pahviks see näljatunne ilmselt, millest Michael rääkis. Kell on palju ka, aga no ma siis kokkuvõtteks äkki annaks mingi siukse ilusama küsimuse, et te võite kõik nagu ükshaaval vastata, et kui te oleksite uuesti noored, uuesti veel nooremad siis mida te teeksite? Üks asi, mida te teeksite täiesti teisiti ja üks asi, mida te samamoodi teeksite. Äkki alustame kellest, kes tahab alustada? Mina käisin noorena kunstikoolis ja ma käisin spordikoolis ka. Ma ei teeks mitte midagi. Ma jätaks kõik samaks. Ma käiks ilmselt kunstikoolis ja spordikoolis edasi, nagu ma praegugi seda teen. Nii et kasvasin ma kunstikooli ja spordikooliga ja siiamaani kasvan koos nendega, nii et... Ma arvan, et samamoodi, et ma väga palju lapsepõlvest ei kahetse, et ma proovisin väga palju erialasid ja huvialasid, lõpuks jäin pikalt jalgpalli juurde hoopiski. Kultuurihuvi ja kõik see muu tuli nii-öelda loomulikult hiljem juurde, aga see, et mul oli võimalus proovida väga palju erialasid enne, kui ma pigem nagu jalgpalli juurde jäin, see kindlasti aitas orienteeruda kõikides ka muudes asjades, et ma arvan, aga suures plaanis küll, ma arvan, et ei ole midagi, mida ma nagu väga kahetseks või muudaks või teeks teistmoodi, et ma olen väga rahul sellega, et mul oli võimalus palju asju proovida, ma julgustan ka kõiki teisi katsetama siis erinevaid erialasid, erinevaid huvialasid ja loodetavasti Põltsamaal on piisavalt head tingimused, et Põltsamaa noored saavad ka seda nüüd tegema hakata. Mitte, et ma kahetseks, üldse mitte, aga kui oleks võimalus nagu uuesti alustada, siis ma võtaks küll midagi uut. Või siis arendaks nagu midagi, mis siis jäi nagu lapsepõlves ripakile. Ühesõnaga, ma läheks iluuisutamise trenni, läheks akrobaatikasse ja võib-olla ma ei tea veel mingisuguseid, ma ei tea, mis batuudihüppeid näiteks võib-olla õpiks tegema või mingeid selliseid trikke, millega ma hakkama ei saaks või tõukerattaga sõidaks nagu ägedamalt või midagi tahaks ma täitsa midagi muud proovida. No Meelisel on kindlasti mõni asi, mis oleks võinud nooruspõlvest proovimata jätta. No noores põlves oli igasuguseid unistusi, kus oleks tahtnud tegelda, vaatasid Lääne Otto kataloogi ja vaatasid, millega lääne lapsed tegelevad ja mis võimalused neil on, et unistada sai palju. Ja nüüd on meil ka kõik need asjad olemas, et kunagi sai nagu motosport ja selline asi, no küll oleks huvi pakkunud, kui oleks saanud teha. Tänapäeval on need võimalused olemas, et me siin plaanisime isegi minna karti sõitma täna mõne lapsega, aga ühega vist enam ei lähe, vaadates siit ülevalt käitumist. Täitsa hea kohane käitumine või? Selge, okei. Siis ei ole. See, et kahetseda ei ole midagi sellepärast, et kui inimene on 42-aastaselt õnnelik, siis järelikult läksid kõik valikud õigesti. Aga mul on hea meel, et muusikakool, laste muusikakool, mis oli 7 aastat ja oli väga-väga raske.
et seal oli ikka mitu hetke, kus tegelikult oleks saanud loobuda ja raskel hetkel on ju nii kerge loobuda ja lüüa käega ja öelda, et tead, ma ei tule lihtsalt toime, et see kõik käib mulle üle pea. Ja siis sa teed selle pingutuse ja survestad ja saad ikkagi tehtud ja siis see annab ikkagi nii palju sulle see õnnestumise tunne ja mõtled, et sain tehtud ja sain hakkama. Et selle peale ma mõtlen siiamaale. Et see oli nii suur asi ja ta sidus mind nii kenade inimestega, et ei teeks vist midagi teisiti. Et kui oleks motospordiga hakanud tegelema, siis võib oleks kaela murdnud ja poleks siia lavale täna saanudki. No mina ka kindlasti ei kahetse midagi, kuid kui midagi teisiti teha, siis võtaks kindlasti veel erinevaid huvitavaid alasid, mida proovida. Kuigi ma proovisin ka ikka tohutult palju neid, kuni leidsin endale sobiva. Aga võib-olla oleks lihtsalt veel rohkem pidanud ja kindlasti innustan ka kõiki teisi seda tegema. Jah, väga raske on mõelda, mida teisiti, kui sa ise oled jõle rahul. On ju, et kui sa oled piruka valmis saanud ja nii hästi maitseb, mida sa siis nagu hakkad seal nagu muutma. Aga palju asju mulle väga nagu meeldis oma lapsepõlve juures ja nüüd kavatsen neid ka nagu oma põnnide peal rakendada. Ja minust on üldse nagu eluterve maailmapilt, et ma ei ürita kogu aeg mõelda, mis on halvasti ja seda värki närida, vaid ma proovin mõelda, et mis on hästi ja proovin seda korrata. Ja kindlasti, ma arvan, minuaegsed noored enesele teadmata või teadlikult, aga nad nautisid seda nagu vabadust. Et väga palju oli võimalus ise nagu valida, mis sest, et ainult 2 või 3 asja vahel. Aga vähemalt see oli su enda valik. Kui sa sinna kunstikooli või muusikakooli või spordikooli läksid, siis see oli su enda valik. Isegi kui raskeks läks, siis sa teadsid, et hädaldada pole kellegile. See on see needus, mille sa ise endale kaela võtsid. Ja selline iseendale kaela võetud needus, seda on nagu lihtsam taluda ka siis, kui raskeks läheb. Et mulle väga see osa nagu vana ja nagu eluolust meeldib. Proovin seda praegu ka laste peal rakendada. Ja nad küll ei tea, aga me oleme abikaasaga kokku leppinud, et kui nad kuhugi trenni või tahavad minna, siis me ütleme ei. Mitte mingisugust trenni ei lähe, kuhugi ei lähe. Ja just selle mõttega, et mitte taga ajada seda esimese kõhutunde ja innustuse pealt tehtud asja, vaid et midagi sellist, et kui see jauramine on lõpuks kestnud 3 kuud ja et ikka tahan minna, et siis tasub mõelda, et olgu, see on sul enda kaela võetud asi ja teeme siis proovi. Et see on midagi, mis võib-olla ei tundu esmapilgul väga loogiline, aga küsige 10 aasta pärast, vaatame, kuidas siis läks. Et jah. Et kui mina 3. klassis jalutasin koju ja juba jõudsin oma kodutalu õuele, siis sõitis ema-isa, tulid autoga vastu. Ütlesid, tule autosse. Et nüüd on nii, et Puurmanis avati Põltsamaa muusikakooli filiaal ja me lähme nüüd sinuga sinna sisseastumist katsetele. Ma ütlesin, ega midagi. Et ega vastu ka ei olnud, sest ei teadnud, mis asi see on. Aga selles mõttes mõnikord on vaja, et keegi su eest ära otsustab. Ja kindlasti võib täitsa teistpidi olla. Meie aeg on tõesti kahjuks otsakorrale jõudnud. Ma tahaks tänada kõiki inimesi, kes otsustasid siia rääkima tulla, kes olid nõus selle kutsega. Ja tahaks tänada ka kõiki, kes kuulama tulid. Et kui midagi siis sellest vestlusest kaasa võtta, siis ma meenutan, et see näljatunne on oluline, igavus on oluline, mölutamine, aga see tuleb siuke kontrollitud olla, et ei tohi siuksele odavale dopamiini laksule järgi anda.
siis kui see nälg on tekkinud, siis peab igast toredast võimalusest kinni hakkama proovima, kui on veel võimalus. Ja siis selle kõige toimimiseks peab see keskkond ka siis ümber loodud olema, olgu siis vanemate või kohaliku kogukonna poolt. On mul õigus? Vist tundus enam-vähem viisakas poliitiline jutt. Aitäh kõigile! Ja aitäh, Jakob, sulle. Väga hästi tehtud. Et tule teine kordki jälle siia Põltsamaale. Annikal meil on teile väikesed meened ka. Ma ei tea, kas sa lähed sinna lavale? Just. Ja ma arvan, et kuigi meil pealtvaatajaid, kuulajaid väga palju ei olnud, aga mulle tundus küll, et hea on nagu isekeskis, kes me siin oleme selle Põltsamaa huvihariduse tegevuse eest vastutajad ka nagu oma vahel natuke aru saada, kuidas me siis asjadesse suhtume ja kuidas me mõtleme. Et veel kord aitäh!